Kujuta ette tohutut talvelaeva, mis vaikselt peidab end vee all. Seda pole lihtne märgata, see võib vee all kaua püsida. Ja mõned moodsad talvelaevad kannavad tuumarakette, mis suudavad tabada sihtmärke tuhandete kilomeetrite kaugusel. On olemas ballistiliste rakettidega talvelaevad, mis ongi selleks otstarbeks loodud. Nende kõige olulisem kaitse ei ole paks soomus, vaid see, et nad jäävad varjatuks. Kui vaenlane ei tea, kus talvelaev asub, on seda raske hävitada enne, kui see jõuab vastulöögini. See on põhjus, miks talvelaevad on muutunud tänapäeva sõjanduses nii oluliseks. Aga esimesed talvelaevad nägid välja ja toimisid hoopis teistmoodi kui tänapäevased. Enne mootorita ja elektri leiutamist, inimesed juba ammu mõtlesid, kas on võimalik ehitada sõiduk, mis suudab vee all liikuda. Üks esimesi edukaid näiteid loodi 1600ndate alguses. Hollandi leiutaja Cornelis Trebel ehitas sõiduki, mis suutis sukelduda ja liikuda Inglismaal Thamesi jões vee all. Tema looming oli lihtne võrreldes tänapäevaste talvelaevadega, aga see näitas, et vee all reisimine on tõesti võimalik. 1700-ndateks hakkas sõjavägi nägema, kui kasulik see võib olla sõjas. Ameerika revolutsiooni ajal Ameerika leiutaja David Bushnell tegi väikese allvelaeva, mida kutsuti Turtleiks. Seda nimetati Turtleiks, sest see nägi välja nagu kaks kokku pandud kilpkonna kesta. Selle sees mahtus olema vaid üks inimene. Plaani kohaselt pidi allvelaev hiilima Briti sõjalaeva juurde ja kinnitama selle alla lõhkekeha. 1776 aastal prooviti seda kasutada ühe Briti laeva vastu New Yorgis. Rünnak ei olnud edukas, kuid Turtle oli oluline, sest see oli üks esimesi allvelaevu, mida kasutati päris sõjalises operatsioonis. Peaaegu sajand hiljem muutus allvelaevade kasutamine sõjas tõsisemaks. Ameerika kodusõja ajal ehitas konföderatsioon allvelaeva nimega H.L. Hanley. Sellel ei olnud veel moodsat mootorit. Sees oli meeskond, kes pööras käsitsi väntasid, et panna propeller tööle. Allvelaeva ees oli pikk metallvarras, mille külge oli kinnitatud lõhkeaine. 17. veebruaril 1864 Hanley lähenes USS Housatonicule, mis oli Uniooni sõjalaev. Hanley plahvatas lõhkeaine laeva küljel. Housatonic vajus põhja. See oli esimene kord ajaloos, kui allvelaev suutis lahingus edukalt vaenlase sõjalaeva uputada. Kuid ka Hanley ise ei naasnud. Ka allvelaev vajus põhja ja kogu selle meeskond hukkus. See sündmus näitas kahte asja. Allvelaev võib olla vaenlasele väga ohtlik, kuid see on väga ohtlik oma enda meeskonnale. Suur muutus saabus 19. sajandi lõpus ja 20. sajandi alguses. Toodi kasutusele paremad mootorid, akud ja elektroonika. Üks tähtsamaid inimesi kaasaegse allvelaeva arengus oli John Holland, Iiri päritolu leiutaja, kes töötas Ameerika Ühendriikides. Tema ehitatud allvelaevad kasutasid bensiinimootorid, kui olid vee peal, ja elektrimootorid, kui olid vee all. Hiljem muutus diiselelektriline süsteem tavalisemaks. See süsteem oli lihtne. Kui allvelaev oli merepinnal, kasutas ta diiselmootorit liikumiseks ja akude laadimiseks. Kui allvelaev sukeldus, lülitati diiselmootor välja ja kasutati elektrimootorit, mis sai voolu akudest. Miks oli vaja diiselmootor välja lülitada? Sest diiselmootor vajab töötamiseks õhku ja peab ka heitgaasid välja laskma. Seetõttu ei saa diiselmootorit normaalselt käitada sügaval vee all. Sellepärast olid tolleaegsed allvelaevad endiselt piiratud. Kui akude laeng saab otsa või on vaja värsket õhku, peavad nad pinnale tõusma. Ja kui nad seda teevad, on neid lihtsam märgata ja rünnata. Aga isegi piirangutega oli allvelaev juba suur eelis. See suudab vaikselt laevadele läheneda, suudab vee all varjuda ja suudab rünnata torpeedoga. Torpeedo on lõhkeainega relv, mis lastakse vette ja liigub iseseisvalt sihtmärgi poole. Kui esimene maailmasõda algas 1914 aastal, allveelaev oli juba valmis kasutamiseks meresõja olulise osana. Sellel oli kõige suurem mõju Saksamaal. Sakslased nimetasid oma allveelaevu U-paatideks. See tuleb saksa sõnast Unterseeboot, mis tähendab veealust paati. Saksamaa kasutas U-paate, et katkestada Suurbritannia varustusteed. Suur osa Suurbritannia toidust, kütusest ja sõjavarustusest toodi kohale laevadega. Seetõttu üritas Saksamaa uputada sinna suunduvaid laevu. Sihtmärgiks ei olnud ainult sõjalaevad. Rünnati ka kaubalaevu ja reisilaevu, mis põhjustas suurt viha ja poliitilist pinget.
Üks kuulsamaid juhtumeid oli Briti reisilaeva Lusitania uputamine 1915 aastal. Hukkus üle 1000 inimese, sealhulgas üle 100 ameeriklase. Sõja kestes Saksamaa laiendas veelgi niinimetatud piiramatut allveesõda. See tähendab, et nad võisid rünnata paljusid sõjatsooni sisenevaid laevu ilma tavapärast hoiatust andmata. See mõjutas tugevalt Suurbritannia varustamist. Kuid Saksamaale oli sellel ka suur hind. Allveelaevade rünnakud halvasid nende suhteid Ameerika Ühendriikidega. Ja 1917 aastal Ameerika Ühendriigid astusid esimesse maailmasõtta Saksamaa vastu. Selleks hetkeks oli üks asi selge. Allveelaev ei olnud enam lihtsalt eksperiment. Sõjarelv, kuid sellel oli endiselt suur nõrkus. See pidi ikka veel tõusma pinnale, et õhku võtta ja akusid laadida. Ja järgmisel suurel sõja ajal insenerid hakkasid otsima viise, kuidas allveelaev saaks vee all kauem püsida, kuni saabus tehnoloogia, mis muutis kõike jäädavalt. Kuigi allveelaevad muutusid tugevamaks nii esimeses kui ka teises maailmasõjas, neil oli ikka veel probleem. Nad vajasid endiselt õhku, see oli sõja ajal ohtlik. Seetõttu lõid insenerid niinimetatud snorkli. See koosnes 2 torust, mis ulatusid merepinnale, samal ajal kui allveelaev oli veidi vee all. Üks toru tõi õhku sisse, teine aitas heitgaasidel väljuda. Tänu sellele sai diiselmootorid käitada ilma, et kogu allveelaev peaks pinnale tõusma. Kuid see ei lahendanud probleemi täielikult. Allveelaev pidi ikkagi jääma pinna lähedale. Diiselmootor oli ka väga mürarikas, seetõttu oli allveelaeva lihtsam avastada. Teise maailmasõja ajal arenes allveelaeva tehnoloogia veelgi edasi. Üks tähtsamaid Saksamaa saavutusi oli tüüp 21 U-paat. See oli vee all olles kiirem ja sellel olid suuremad akud kui varasematel allveelaevadel. Kuid see jõudis sõjani hilja, mistõttu kasutati seda tegelikus lahingus vaid vähesel määral. 1945 aastal sai Saksamaa lüüa. Pärast sõda Ameerika Ühendriigid, Nõukogude Liit ja teised riigid uurisid Saksamaa arenenud allveelaeva tehnoloogiat. Peaaegu samal ajal algas ka külm sõda. Varem olid Ameerika Ühendriigid ja Nõukogude Liit liitlased natsionaalsotsialistliku Saksamaa vastu, aga pärast teist maailmasõda said neist vastased. Mõlemal olid tuumarelvad. Mõlemad soovisid ka arendada arenenumat sõjaväge, seetõttu muutus allveelaev väga oluliseks. Kuid selleks, et olla tõeliselt tõhus salarelv, pidi see suutma vee all püsida palju kauem. Ja siin tuli mängu tuumaenergia. 1940-ndatel õppisid teadlased, kuidas kasutada tuumalõhustumist tohutu energia tootmiseks. Tuumalõhustumine tähendab aatomite jagamist, et toota soojust. Seda soojust saab kasutada auru tootmiseks. Aur omakorda paneb pöörlema turbiinid, mis annavad allveelaevale jõu. Selle kõige suurem eelis on lihtne. Tuumareaktor ei vaja välisõhku, et pidevalt energiat toota. Üks inimestest, kes Ameerika Ühendriikide mereväes selle kasutusele võtmist juhtis, oli Hyman Rickover. Ta oli Ameerika mereväe ohvitser, kes aitas juhtida esimese tuumaenergial töötava allveelaeva loomist ja tulemuseks oli USS Nautilus. 1955 aastal alustas Nautilus tuumaenergia abil sõitmist ja siin muutus allveelaev täielikult. See ei pidanud enam pidevalt pinnale tõusma, et diiselmootorit käivitada. Samuti ei pidanud see enam laadima suuri akusid pärast lühikest aega vee all. Allveelaeval oli pidev jõuallikas, kui see oli vee all. 1958 aastal Nautilus näitas, kui võimas see uus võimekus oli, kui ta sõitis Arktika jää all ja ületas põhjapooluse vee all olles. Vaid mõned aastad varem oli sellist reisi raske ette kujutada. Tuumaenergia annab veel ühe eelise. Reaktor suudab toota tohutul hulgal elektrit. Elektrit kasutatakse mereveest magevee valmistamiseks. Seda kasutatakse ka süsteemides, mis aitavad toota ja hoida ohutuna meeskonna hingatavat õhku. Seega pole tuumaallveelaeva peamine piirang enam kütus ega õhk. Nüüd on suuremaks piiranguks meeskonna toit ja see, kui kaua inimesed suudavad sees püsida. Kaasaegses tuumaallveelaevas puumakütus võib kesta mitu aastat enne, kui seda tuleb vahetada. See tähendab, et allveelaev võib ookeanis väga kaua varjus olla. Ja samal ajal, kui vaenlasel on raske seda leida, allveelaev saab ise valida, millal ja kus ta pinnale tõuseb või ründab. See annab tohutu sõjalise eelise.
Kuid külma sõja ajal mõtlesid Ameerika Ühendriigid ja Nõukogude Liit välja veelgi suurema kasutusvõimaluse. Kui allveelaev suudab vee all kaua püsida, siis miks mitte varustada see tuumarakettidega? Siin sündis ballistiliste rakettidega allveelaev. Ballistiliste rakettidega allveelaev on allveelaev, mis kannab kaugmaarakette, millele saab paigaldada tuumalõhkepead. Aastal 1960 tegi ajalugu Ameerika allveelaev USS George Washington. Kui see oli Atlandi ookeanis vee all, see lasi edukalt välja Polaris ballistilise raketi. Rakett tõugatakse esmalt allveelaevast välja. Kui see vee pinnale jõuab, käivitub raketimootor ja rakett lendab sihtmärgi poole. Esimesed George Washingtoni klassi allveelaevad kandsid 16 Polaris raketti. Järgmistel aastakümnetel suurenes veelgi allveelaevadelt lastavate ballistiliste rakettide ulatus ja võimsus. Nõukogude Liit lõi samuti omaenda ballistiliste tuumarakettidega allveelaevastikku. Siin tekkis kahel suurriigil uus probleem. Maapealsetel baasidel olevad tuumaraketid võivad satelliidid ja luure tuvastada. Tuumapommitajaid saab jälgida lennujaamades ja radaritega, aga allveelaev võib olla ükskõik kus tohutus ookeanis ja vastane ei pruugi teada, kus see asub. Seetõttu sai ballistiliste rakettidega allveelaevast üks tähtsamaid osi tuumaheidutuses. Põhjus on lihtne. Isegi kui vaenlane ründab esimesena ja hävitab suure osa riigi tuumarelvadest maal, on endiselt allveelaevad peidus meres ja need suudavad ikkagi vastulöögi anda. Seda nimetatakse teise löögi võimekuseks. See tähendab, et isegi kui sind rüllatakse esimesena, on sul ikkagi tuumarelvad, mida saad kasutada vasturünnakuks. Ja siin muutus allveelaeva roll külmas sõjas eriliseks. Seda ei tehtud enam ainult vaenlase laevade uputamiseks. Sellest tehti ka relv, mille peamine ülesanne oli jääda varjatuks. Sest kuni vaenlane ei tea, kus allveelaev asub, ei saata olla kindel, et suudab kõik vaenlase tuumarelvad esimeses rünnakus hävitada. Ja hirm kindla vasturünnaku ees oli üks põhjusi, miks Ameerika Ühendriigid ja Nõukogude Liit ei alustanud otsest tuumasõda. Aga selle strateegia toimimiseks on allveelaeval vaja üht väga olulist asja. See peab jääma vee all peaaegu nähtamatuks ja see on järgmine suur võitlus allveelaeva tehnoloogias. Aga kuidas saab peita nii suure allveelaeva, kui tulevik seda pidevalt otsib? Selleks, et tuumaallveelaev oleks tõhus, ei piisa sellest, et see suudab vee all kaua püsida. Seda peab olema ka raske leida, sest kui vaenlane leiab allveelaeva, siis saab seda jälgida või rünnata enne, kui see oma ülesande täidab. Seetõttu on mereväed pannud väga palju vaeva oma allveelaevade vaikseks muutmisse. Mõned allveelaevad kasutavad välisküljel spetsiaalset katet, et vähendada sonari poolt tagasi peegelduvat heli. Sonar on süsteem, mis kasutab heli vee all objektide leidmiseks. Propeller ja teisi masinaid seespool tehakse samuti vaiksemaks. Isegi väike vibratsioon on oluline, sest vee all võib vaenlane kasutada heli, et teada saada, kas allveelaev on läheduses. Seega, mida paremaks tehnoloogia muutub ka kaasaegse allveelaeva leidmine järjest raskemaks. Ja siin muutub selle vaikne olemus eriti oluliseks tuumaheidutuse puhul. Ballistiliste rakettidega allveelaev ei pea ründama. Selleks, et olla kasulik, selle peamine ülesanne on peituda. Näiteks on Ameerika Ühendriikidel 14 Ohio klassi ballistiliste rakettidega allveelaeva. Need on loodud selleks, et jääda raskesti leitavaks, kandes samal ajal kaugmaa tuumarakette. Miks see oluline on? Kujutage ette, et on kaks riiki, mõlemal on tuumarelvad. Kui üks riik ründab ja hävitab vastase tuumarelvad maal, võib ta arvata, et on nüüd turvaline. Aga mis siis, kui kuskil ookeani keskel on ikka veel peidus tuumaallveelaev? Esimene ründaja ei tea, kus see asub. Ja allveelaev võib ikkagi vastulöögi anda. Seetõttu ei saa vaenlane kunagi olla kindel, et pääseb tuuma vastulöögist. See ongi põhjus, miks allveelaevad on oluline osa tuumaheidutusest. Hirm vastulöögi ees ongi põhjus, miks tuumasõja alustamise risk on nii suur. Kuid allveelaevade ülesandeks ei ole ainult tuumarakettide kandmine. Neid kasutatakse ka väga hästi luure- ja jälgimisoperatsioonides. Selle kohta on hea näide. 70-ndatel viisid Ameerika Ühendriigid läbi salajase operatsiooni, mida tuntakse nime all operatsioon Ivy Bells. Nad leidsid Nõukogude aldekaabli Ochota meres Ida-Nõukogude Liidu lähedal. Allveelaeva kasutati selleks, et salaja hankida kaablist teavet. Mõnda aega sai Ameerika Ühendriigid Nõukogude sõjaväe sidepidamist kätte nii, et Moskva sellest ei teadnud.
Hiljem sai Nõukogude Liit operatsioonist teada, kui üks Ameerika luuretöötaja andis neile selle kohta teavet. See näitas veel ühte allveelaeva eelist. On olemas kohti mere all, kuhu tavaline laev või inimene ei pääse, kuid spetsiaalne allveelaev suudab neid kohti lähedalt uurida, ilma et teda kergesti märgataks. Tänapäevani on allveelaevad luuremissioonidel endiselt väga olulised vaenlase laevade ja allveelaevade otsimiseks ning mereväeüksuste kaitsmiseks. Kaasaegseid allveelaevu on erinevaid tüüpe. On olemas ründeallveelaevad. Nende ülesanne on otsida ja jälitada vaenlase allveelaevu ja laevu, koguda luureandmeid ning vajadusel kasutada torpeedosid või tiibrakette. On olemas ka juhitavate rakettidega allveelaevad, millel on suur hulk tavarakette. Ja on olemas ka ballistiliste rakettidega allveelaevad. See tüüp on loodud eelkõige tuumaheidutuse jaoks. Ameerika Ühendriikides kasutavad Ohio-klassi ballistiliste rakettidega allveelaevad Trident 2 D5 rakette. Iga Ohio-klassi SSBN võib praegu kanda kuni 20 raketti. Kui ballistiline rakett lastakse välja vee alt, surutakse see esmalt välja starditorust. Kui see vee pinnale jõuab ja rakett käivitub, tõuseb rakett väga kõrgele, enne kui naaseb sihtmärgi suunas. Trident 2 ametlik tegevusraadius on üle 7000 kilomeetri ja see suudab kanda rohkem kui ühte tuumalõhkepeaga taassisenemiskeha. See tähendab, et allveelaev ei pea vastase rannikule lähedale minema. See võib jääda ookeani avarustesse ja selle raketid suudavad siiski tabada väga kaugel asuvaid sihtmärke. Ja siin näeme, miks sellise relva vastu on väga raske kaitsta. Esiteks pead sa allveelaeva üles leidma. Aga see võib olla väga kaugel ja liigub vaikselt vee all. Kui sa ei tea, kus sa asub, siis ei tea sa ka, kust rakett võib tulla. Seega riikide jaoks, kellel on sellised allveelaevad. Kõige tähtsam asi ei ole see, mitu korda nad seda kasutavad. Tegelikult on tuumaheidutuse parim tulemus see, kui seda ei kasutata kunagi. Selle eesmärk on teha vastasele selgeks, et isegi kui ta ründab esimesena, on ikka olemas võimalus vastulöögiks. Alates väikesest Turtle'ist 1700 undatel on allveelaevad väga kaugele arenenud. Varem mahtus sinna sisse vaid üks inimene ja seda tuli käsitsi juhtida. Siis tulid diiselmootorid, akuud ja torpeedod. Järgnesid tuumareaktorid, mis võimaldasid allveelaeval vee all püsida väga pikka aega. Ja lõpuks varustati need ballistiliste rakettidega, mis suudavad tabada sihtmärke tuhandete kilomeetrite kaugusel. Kuid kõige olulisem muutus ei olnud ainult allveelaeva suurus või jõud. Selle tõeline jõud seisneb võimes varjuda. Tuumarelvad maismaa baasides on satelliitide poolt nähtavad. On pommitajad, mis peavad õhubaasist õhku tõusma, aga allveelaev võib olla tohutu ookeani all ja keegi ei pruugi teada selle täpset asukohta. Nii et tänapäevani. Ballistiliste rakettidega allveelaeva peetakse üheks kõige raskemini hävitatavaks tuumajõu osaks. Ja see ongi allveelaeva eriline roll tänapäeva maailmas. Mõned kõige võimsamad allveelaevad on ehitatud mitte selleks, et kohe kasutada nende kõige ohtlikumaid relvi. Need on loodud selleks, et jääda varjatuks. Need on meeldetuletus vaenlasele, et tuumasõja alustamisel on kindel vastulöök. Seetõttu on lihtsast veesügavusse sukelduda soovivast sõidukist saanud. Allveelaevast saanud üks tähtsamaid sõjamasinaid, mille inimene on loonud. See liigub vaikselt vee all. Sageli ei tea keegi, kus see asub. Ja just see annabki sellele nii suure jõu.